olen juba väiksest peale tahtnud kõiki aidata. Lapsena käisin karjas, aitasin loomi, koolis aitasin õpetajat, kaasõpilasi aitasin. See oli igati loogiline, et kui keskkool läbi sai, läksin kohe arstiks õppima. Hambaarstiamet tundus huvitav ja lõpuks spetsialiseerusin endodontiale. Nüüd olengi endodont, juba 30 aastat. Aga juurekanalite ravi, nii kasulik kui see ka ei ole, ei rahuldanud minu vajadust tõeliselt head teha. Loodusele, meie emakesele maale. Ja kui ma ühel öösel lugesin internetist rohelise majanduse ja vastutustundliku ettevõtluse kohta, siis see muutis minu elu. Tere tulemast. Istuge palun. Ma teadsin, et pean ka ise sellega tõsiselt tegelema hakkama. Te täitsite ankeedi. Lubage see mulle. Ma lugesin ankeedist, et te olete suure puidutöötlemise ettevõtte juhataja. On mul õigus? Palun tehke suu lahti. Ega te ometi rohelisest majandusest ja vastutustundlikust ettevõtlusest midagi ei tea? Vaat kui kahju, te peaksite selle kohta kindlasti uurima internetist. Internet on üks võimas andmebaas. Mõnikord istun siin kabinetis poole ööni ja muudkui uurin. Ja eriti huvitab mind loodus ja mis sellega tehakse. Kõik hea ja kõik halb. No, mis sa siin siputad, reostaja? Lasid oma vabriku musta vee ilma puhastamata hoia, jah? Mõtlesid, et saad suuremat tulu, jah? Sa rikud keskkonda mees. Ma tean küll, kas sul häbi ei ole? Noh, kas astud samme rohelisema tuleviku nimel või võtame järgmise hamba juure ette? Mis? Oh nii! Ma tänan, te tegite minust teise mehe. Ma luban, et ei reosta enam kunagi loodust, pööran rohkem tähelepanu oma tegevusele, ühiskondlikule mõjule, keskkonnale ja töötajate õiglasemale tasustamisele. Aitäh teile! Väga hea. Väga hea. Nägemist. Kohtumiseni. Mis ma ütlesin? Roheline majandus ja vastutustundlik ettevõtlus tasuvad end ära. Rohelise majanduse all tuntakse üldiselt ettevõtlust, mis pöörab rohkem tähelepanu oma tegevuse ühiskondlikule mõjule, keskkonnale ning töötajate õiglasemale tasustamisele. Roheline majandus püüab kokku tuua sotsiaal-, majandus- ja keskkonnasfäärid, nii et need on tasakaalus ning kõigile pööratakse võrdselt tähelepanu. Rohelist majandust käsitledes on paslik rääkida vastutustundlikust ettevõtlusest. See termin on laiem kui roheline majandus, aga käsitleb sarnaseid praktikaid. Vastutustundlik ettevõtlus on osa ettevõtte ärimudelist. Ettevõtte peab kontrollima ja tagama, et tegutsetakse seaduste, eetiliste standardite ja rahvusvaheliste normide sees ja parimal juhul tegeleb firma ka sotsiaalse heaolu loomisega, mida seadustega ei nõuta ja mis ei ole otseselt firma enda huvi.